Täna me räägime Vahastu kirikust ja esimene küsimus on teile selline, millal ja kuidas Vahastu kirik ehitati? Vahastu kirikul on ka oma eellugu, et algselt oli meil 1800 oli kabel ja seda oli vähe ja siis mingi hetk otsustati kiriku kasuks ja 1881 hakkas see kiriku ehitus siis pihta. Ja selleks koolitas siis mõisnik Ferdinand von Surmühlen Köstri kõigepealt Kuda seminaris ja tema tuli siia siis oma tööd tegema ja eest vedama. Ja nii see töö siis lahti läks. Et mõisnik andis poole raha ja pool raha siis korjati lähedaste siin külade ja inimeste poolt ja tehti annetustena. Ja see oli kõik nii ammu, ega ma pean natukene mõtlema. Ja 1883 siis püüdsiti sisse kirik. Ja nüüd räägime altarimaalist Kristus ristil, kus me näeme Kristust ristil ja nutvaid naisi ja apostoli Johannest koos Neitsi Maarjaga. Kes on selle altarimaali autor ja millal see on tehtud? See maal maaliti 1840. aastal ja autoriks on Karl Sigmund Walter. Tema on siis Saksa päritolu mõisnik. Ja räägime nüüd natukene kantslist ja seina peal on ka üks tahvel. Mis need on? Kantsel on meil puidust ja õpetaja peab siin jutlust. Ja seina peal on meil tahvel, kus saab lauluraamatust lood teada, mis tulevad täna laulmisele. Ja altari katte värv on meil hetkel roheline. Ja kantsel ka. Nüüd me näeme kõnepulti. Milleks kõnepulti kirikus kasutatakse? Kõnepuldist loeb õpetaja pühakirja ja jagab ka kirikuteateid.
Ja nüüd räägime orelist, millal on orel tehtud ja kes on orelimeister. Orel on valmistatud Tallinnas Gustav Normani töökojas 19. sajandi keskpaigas ja orelit hooldab meil Olev Gentsi oreli töökoda Tapalt ja meie orelimängija on Virge Kadarik. Kui kirik sai 100-aastaseks, siis käis meil orelit mängimus Hugo Lepnurm. Ja kui me tähistasime siin 120. ja 125. aastapäeva, siis käis tema õpilane Andres Uibo meil orelit mängimas. Ja siis on veel käinud siin kuulsamatest üks Šveitsi oreliprofessor Britta Schmidt käis meil ka siin, andis kontserdi. Ja ta oli väga vaimustuses selle oreli vanuses ja seisukorras. Ja siin orelil on ka veel varuvariant, et kui läheb vool ära, siis saab ka tallalaudadega õhku anda juurde ja saab ka mängida, kui voolu ei ole. Ja oleme ka seda praktiseerinud, kui on teenistusel läinud vool ära, olid siin rissed ja siis läksin ise tallama. Ja sain kuidagi hakkama, aga mul on praktikat vähe natuke selle tallamise. Vastu kiriku võib-olla üks huvitavaid õpetajad on Andres Kurikov, kes käis ka nurgakivi püüdsemisel 28. septembri 1879. Tema elulugu on võib-olla kõige põnevam. Eesti ajalukku on läinud ta sellega, et 1870. aasta kevadel oli ta Kalevipoja õhtute algataja. Esimest korda koguneti tema korterisse Kalevipoega lugema. Seda peetakse Eesti Üliõpilasseltsi alguseks ja see organisatsioon on tuntud selle poolest, et sealt on pärit meie sinimustvalge lipp. Aga Andres Kurikovi elu oli väga põnev, ta käis siin hooldajaõpetajana kogudust teenimas mitmeid aastaid, aga ta oli ka tuntud selle poolest, et ta tõlkis ühe ja teise teksti teose eesti keelde ja väga selline markantne lugu on temaga seotud veel ka see, et ta kiindus Laupa mõisniku Otto von Taube tütresse, aga Kosja soovitamine lükati tagasi ja pärast eestimeelsel mehel oli mõisnikega natuke keerulised suhted. Et võib-olla Andres Kurikov on selline värvikam kuju, aga siin on sinu käes ka üks tore raamat Vahastu kirik ja kogudus ja siin on juttu ka teistest kirikuõpetajatest, et keda sa esile tooksid ja mida sa nende kohta ütleksid? Vahastu kogudus oli iseseisvus 26. aastal, kuna me olime varem Türi abikirik ja esimene õpetaja oli meil siis oma õpetaja oli Alfred Kõiv. Ja siis on veel siin tuntumad on siin olnud meil Aarald Meri ja minu leeriõpetaja ja ristija Jüri Pärg, Teet Antschmidt, Tauno Kibur. Ja hetkel on meil siis õpetajaks Kalle Kõiv. Oleme jõudnud Vahastu kiriku torni, räägime kelladest. Meil on siin 2 kella, üks on saariaegne kell ja teine on siis renoveeritud 33. aastal oli Vahastu kirikul 50. aastapäev ja otsustati katki läinud kell taastada Franz Krulli tehastest Tallinnas. Ja selleks viidi vana kell sinna, sulatati üles ja tehti uus. Ja see meil praegu siin ongi. Ja siis on veel siin automatiseeritud, algselt meil tõmmati kella nööridest, aga siin kohalikud insenerid on selle valmis leiutanud ja nüüd käib elektromagnetitega. Et vajutan nuppu ja all ja kell hakkab lööma ja meil on kaks rütmi, siis on rõõmukell ja leinakell.
Millised vaated siit kirikutornist avanevad? No siit me näeme kunagist Hiie välja ja seal paremal oli kunagi Vaastu linnus. Vaastus oli nimelt Alempoisi kõige põhjapoolsem linnus. Linnuse mägi on meil siin veel järgi. Linnust muidugi ei ole, aga ajalugu on. Vaastu kirik on nii klassitsistlikus kui neogooti stiilis. Kui me vaatame kirikuruumi siit seespoolt, siis me näeme siin valdavalt klassitsistlikku siseilmet. Eriti huvitav on siin see sambaga pilaster, kus te siin seisate. Aga välisilme on ta ikkagi rohkem neogooti stiilis. Mis on neogooti stiilile iseloomulik siin Vaastu kirikus? No kindlasti need aknad terava tipuga ja siis tornis olev roosaken. Aga me näeme siin ka Karl Kirschbaumile ja Drogot Ferdinand Worsenmühlenile pühendatud mälestustahvleid. Miks Vaastu rahvas neid on meeles pidanud? No nad on selle kiriku kujunemisloos väga tähtsad inimesed. Et mõisniku idee oligi seda kirikut siia rajada. Tema ju andis maa, rahastas, koolitas Köster Karl Kirschbaumi Kuuda seminaris esimeses lennus ja tema ju hakkaski algatas selle protsessi, need kaks meest. Kuna Mühlenite suguvõsa on seotud ka Piirsalu piirkonnaga, seal on ka kirik, kas siis see, et Piirsalu asus Läänemaal, võis mõjutada ka Vaastu kiriku ehitamist, sest see lagi ju meile meenutab natuke laeva? Jah, teil on õigus. Piirsalus oli mõisnikuks Artur von Suurmühlen ja tema oli selle Ferdinandi vend. Ja aastaid varem ehitas ta sinna kiriku. Ja nüüd see Ferdinand ei soovinud oma vennast halvem olla ja tahtis ka kirikut hirmasti ehitada. Ja see andiski talle tõuke. Kirikus on ka väga ilusad lühtrid. Kas seal on ka midagi iseloomulikku, kui me loeme lühtrite peal olevaid tekste? Jah. Kui parun andis raha kiriku ehitamiseks, siis paruni võsukesed tahtsid ka toetada kiriku projekti ja nemad annetasid lühtrid. Vaastu kirikule need pealühtrid ja seal on ka graveering peal, noorte kink ja hind 50 rubla. Kas lauluallikas külmas põhjatuules minu rahva meelesse oma kastet ei vala? Kas siis selle maa keel laulutuules ei või taevani tõustes üles igavust omal otsida? Kui siin lumises põhjas ilusa haisoga mirdike vilusas karjuorus ei või õitseda kauniste. Kas siis meie maa keel, mis kui tasa ojake, oma ilu ei tundes heinamaa läbi, sinise taeva kullases tules rahuga on jookslemas, ega toreda häälega oma rammu ei tundes taeva müristamisega, kui meri on hüüdmas. Siis ma võtan teid, selge, sinise taeva tähed maa pealt kõrge isamaa poole, rõõmuga vaadates laulda. Siis ma laulan sind, ööse kuningas, kuu, kes sa pilvedes ülesta, nii kui pungasta lilleke, lõbusa valge palega üles tõused taeva all, kus tulised tähed maha on langemas, sinu eest musta, pimeda uju sisse. Nõnda inimeste vaim. Oled sa ujus ujumas, kui su mõte on otsimas Jumalat tähtede alta. Me oleme jõudnud Vaastu kirikuaias Eesti Vabadusse ja Ausamba juurde. Räägi natukene paari sõnaga sellest Vabadusse ja Ausamba loost. Ausammas avati vanal Eesti ajal, okupatsioonivõimud hävitasid, tuli uus Eesti aeg, avati taas vanal kujul. Ja
restaureeriti siis, jah. Ja ausamba tagaküljel on veel kiri 1914 kuni 18 ilmasõjas langenud nimed on ka siin ära mainitud. Ja ta on niisugune oluline koht siin surnu ajal, on sellel ausambal, väärikas. Millal tuuakse lillivabaduse ausambale? Siis kui on õige aeg, eks me ikka siin vahel istutame ja pärjad tulevad ka siis, kui on ju võidupüha ja vabariigi aastapäev. Oleme jõudnud siia kiriku juurde natuke tagasi, siin on ka käärkamber ja üks huvitav puu. Mille jaoks käärkambrit kasutatakse? No käärkamber on, õpetajale on seal väike siuke riietumise ruum ja seal on väike arhiiv ja meil on veel seal harmoonium on käärkambrist ja tavaliselt on käärkambritel ka eraldi sissepääsud, et kui olid ka laulatused vanasti, siis pruutpaar tuli vaikselt siit uksest sisse ja paba olidki seal altari ees. Ja no ta on ajalooliselt olnud ikka, kui on kirik, siin ka käärkamber ka. Aga siin käärkambri ees on meil üks imelik puu kasvanud, pärnapuu. Ja tema see juurekava on kahjuks siin käärkambri ukse alla läinud ja me ei saa enam ust lahti. Vot, et need juured paisuvad ja nüüd on meil kaks valikut, kas me võtame selle puu maha või ei võta. Kas saame ukse lahti või ei saa? Siin kirikuaias on puude küljes palju samblikke. Millele see viitab? Ma arvan, et see viitab puhtale õhule, aga me võiks ju proovida määrata, mis samblikuga meil tegu siin on. Nii, meil on siin selleks telefon ja vaatame siit pildi. Ja tegu on habesamblikuga. Me oleme siin kirikuaia kaugemas nurgas, kus on maetud ka kirikõpetaja Karl Kirschbaum. Räägi natukene sellest haualoost ka ja sellest haua tähisest. Jah, siin on siis meie köster, kunagine Karl Kirschbaum ja nendest köstritest ja kirikõpetajast on ta meil ainukene, kes siin vastus maetud on, rohkem meil neid ei olegi. Siin on ka palju ilusaid lilli. Kuidas inimestele lilled meeldivad? No, sõltub inimestest, eks mõnedele meeldivad ja mõnedele vähem. Ja. Et see lubiin on siuke meil ka tunnustatud võõrliigiks. Aga maastuga on seotud ka mitmed tuntud suguvõsad ja nimed. Keda sa esile tooksid? Meil on siin palmid, Mati Palm käis meil kiriku aastapäevadel ikka astus üles siin ja Kloorenid ja Eilartid ja et on ikkagi siin aastast ikka läbi käinud. Aga Mühlenite haud on siis Piirsalus? Jah. Siin kirikuaias on ka üks huvitav kuklase pesa. Neid ei ole mitte ainult üks, neid on meil palju. Ja inimesi on kahte sorti, mõnedele meeldivad kuklased, teisele mitte. Ja viimase 5 aasta teema on see, et need on meile tekkinud siin ümberkaudu, on palju metsi maha raiutud ja nad on leidnud oma viimse varjupaiga siin. Räägime, kuidas Vaastu nägi välja, kui teie olite väike laps 40. aastatel? 49. aastal ma sündisin ja 40-ndast, mis ma siis enam tean, aga 50-ndatest küll jah, et majad olid ümberringi, peresid, talusid oli igal pool, kui ma nüüd kokku lugesin, kui palju talusid järgi on minu lapsepõlvest 50-ndatest,
siis mõni üksik, need 16 talu on ära kadunud minu endise kodu ümbert. Minu kodu on siinsamas lähedal ja sealt ümbert on, inimesed läksid kodudest ära põhiliselt siis, kui kolhoosid tehti 49. aastal. Peale seda oli siis nagu esimene minek ja siis, aga vahastus oli seal Kirsbaumi majas, oli juba Eesti ajal väikene pagaritöökoda ja siis, kui oli see pagaritöökoda veel Vene ajal töötas, siis osad inimesed lammutasid oma majad maha ja müüsid sellele leivaahjule sinna pagaritöökojale oma maja, väikese raha eest ja läksid ära linna. Ja nii on siin naabruses üsna mitu maja läinud sinna ja eks see kolhoosi aeg oli raske. Meil olid ka ju, maja oli, küünid ja kõrvalhooned oli, aga laudale tehti vundament ja seda vundamendist ei saadud enam edasi, sellepärast seda tuli peale. Ja siis mäletan veel, kui ma olin väikene, niisugune võib-olla 5, 6, 7 aastane, minu vanaema oli üle 80 ja siis me käisime vanaemaga koos kirikus. Meil on ju jalgsi läksime Uuetoalt ja ikka mõni kilomeeter minna ja vanaema ei tahtnud üksinda minna ja siis ta ütles ikka niiviisi, et mina olen vanast väeti ja laps on noorest nõrk või vastupidi. Ja vahastus oli kauplus, meierei, siis oli koolimaja, 41. aastal küll see hävituspataljon põletas maha ühe koolimaja, ühe kaupluse, meierei, siis lõhkusid ära Vabadussamba ja lõhkusid ära ühe silla. Ja siis nad elasid Nõmmel ja see maja on praegu alles tee ääres ja siis see oli sel ajal tühi 41. aastal ja siis nad röövisid mööda küla. Niiviisi, et muidugi kauplust ja neid talusid ja vägisi nõudsid igasuguseid toiduaineid ja asju ja siis nad praalisid ja prassisid ja jõid seal selles Nõmme majas seal. Ja siis üks vanem naisterahvas, kellega ma rääkisin, tema oli parasjagu surnuaias, kui need hävituspataljoni inimesed lõhkusid seda Vabadussammast suurte kangide ja niisuguste kirkadega. Et saada kätte, põhiline oli see, et saada kätte see torbik seal ausamba sees, et kes selle püstitanud on, kes nagu vastutavad selle ausamba avamise eest või? Milline oli Vahastu kirik, kui te olite väike tüdruk, mida te mäletate sellest? Vahastu kirik? Kui ma käisin Vahastu kirikus vanaemaga, kirik nagu ikka, aga eks me olime seal, teisi lapsi oli ka ja siis me kippusime seal jooksma kirikus ja siis natukene kurjustati aga võttes rohkem on jäänud surnuaia pühad meelde. Kodunt me läksime, siit kus me elasime, läksime Paljajalu. See oli 50-ndatel lihtsalt ei olnud ju jalanõusid ja läksime mööda mudast teed või niisugust tolmust teed ja siis kõige viimase kraavi juures me pesime jalad puhtaks ja panime valged tennised jalga, muidu oleks need tennised läinud mullaseks.
ja siis läksime surnuaeda ja surnuaias käisid tõesti no ikka kõik inimesed 50-ndatel, noored ja vanad ja tänapäeval on muidugi nagu ta on. Ei käida nii palju enam kirikus ega surnuaias. Oleme siin Vaastus kauni looduse keskel, kuuleme linnulaulu, oleme siin vesirooside juures ja kauni saunamajakese juures. Teie pojal õnnestus filmida ka looduskaameraga põnevaid loomi, keda siin Vaastu metsades võib kohata. Keda tal õnnestus ära jäädvustada? Jah, nimelt ta paigaldas metsakaamera rabasse ja metsloomade teede riistumiskohta. Ja sealt tulid väga huvitavad kaadrid välja. Kõigepealt tuli põder, kes läbi, siis tulid metssiga, siis tuli karu, selga niimoodi sügas, siis tulid hundid ja lõpuks ilves ja käärika. Et loodus on siin väga mitmekesine, et siin nii sa ei näe, aga kui ikka sinna sisse süvened, siis ikka loodust on siin küll ja küll. Aga kui me lisaks loomadele Vaastut tahaksime iseloomustada, et mis on siin looduses kõige nagu põnevamad kohad, mida tasub külastada? No loodus väga mitmekesine, siin on suured metsamassiivid veel, mis on järgi jäänud, pohlametsad, mustikametsad, väga rikkalik seenesaak on sügisel siin. Siis on siin kasvavad karulauk, jõhvikad ja põhiliselt on ikka rabajärved ja laukad ja ilus, rahulik, ääremaa, rabast käib vähe. Tunned kõik ära autod, kes siit mööda sõidavad, kuna kruusatee on ja no, liiklus on hõre. Kui vaikne ja rahulik siis siin elada on? No, nagu paradiis, võiks öelda. Hommikul tõused linnulauluga. Linnulaul on kevadeti nii kõva, et kostab majja sisse. Te ei saa magada juba kella 5 ülesse. Ja õhtul on ka. Õhtul on sääsed ja kimmalased ja kõik siuksed. Ja mesilasi on siin ja siin on väga maitsev mesi on siin. Kuna siin on loodus on nii väga mitmekesine, lilled ja mets ja et mesi on väga hinnatud siit Vaastus. Me oleme Härjamäe talu Lubja ahju juures. See on väga huvitav objekt, selle on seotud ka Vaastu kirikuga, aga kuidas? Jah, kuidas on niimoodi? Ühel ajal hakkasin siin metsa tegema ja siin kõik oli kinni kasvanud, kõik ei avastasin kiviuniku. Algu vaatasin, mis jama see on siukene. Uurisin vanemate inimeste käest, kes veel elasid ja ütlesid, oi, et see on väga ajalooline objekt, et siin ju põletati lupja kunagi, kui kirikut ehitati. Paekivid oli toodud Kuimetsast ja mündist Paide tagant, hobustega. Ja siis laoti siia sisse, ülesse ja alla tehti tuli ja siin ahjus sees pidi olema vähemalt 1000 kraadi kuumust, et paekivi hakkaks lagunema. Ja puid läks ikka siia väga palju, et saada kogus seda lupja kätte siit. Ja siis naabritaludest igalt poolt mehed said kokku ja tegid metsa ja tõid puid siia ja siis nagu panin kiriku hüvanguks selle materjali kõik siin. Ja nüüd ma taastasin selle ja tegime siia infosildi ka juurde ja inimesed väga tihti peatuvad siin ja loevad silti ja istuvad ja mõtlevad ja vaatavad neid kive ja lähevad jälle oma teed. Suur tänu. Oleme jõudnud Vaastu Linnamäe juurde. Millega on see Linnamägi tuntud? No, meil on ta väga oluline. Ta on ju vanade teede istumispaik siin ja ta on ju Alempoisi põhjapoolseim linnus olnud. Ja ta siit on läinud ka läbi need 4 kuninga teed ja vanasti ju oli ta ju varjupaik siin, kui kaupmeestel ja ränduritel ja nii teistelgi, aga mina seda aega ei mäleta, ma olen palju noorem inimene. Aga siin on üks kaart, Paidest pärit arheoloogi Richard Indreku koostatud linnuse skeem,
24 aastast, aga see linnuse lugu on ikka küllaltki uurimata olnud. Ma olen siin arheoloogidele rääkinud, et avastaks seda Vahastut natuke rohkem, aga nad ütlevad, tead, Andres, et neid kohti on nii palju, kuhu minna ja Vahastu on liiga pisikene, jah, et siia tulla veel, et ei ole küps. See on niisugune uurimata ajalugu alles. Et ma olen unistanud ka, et võiks olla mingisugune nurk kuskil ja kus oleks mingid leiud ja asjad ja kõik, aga need on siin kõik peidus alles praegu. Aga siit on kruusa ka võetud, eriti selle ida küljest. Ja ega see linnus, ega siit ju näha on oluliselt suurem olnud kunagi, ega siin on mingi nurk on alles jäänud. Näpud on taha saadud, ei ole kõik ära viidud. Aga lõuna küljel on põld, et kas see on selline hilisem nähtus? No eks seal kunagi oli ju Iieväli ju ja see on ju sealt ju ka kirikule ju, kui me tornist vaatasime, oli ju näha see Iieväli ka. Ja noh, eks nad on siin kuidagi seoses olnud. Kui me läheme siia Linnamäe tippu, et mida me seal tipus näeme? No vaata, kui seal on see Eesti Vabariigi kaart, kus on need linnused kõik peal vasest valatud ja kui mina olin niisugune, kui see iseseisvusaeg hakkas sellel ajal, siis mind need asjad nii väga ei huvitanudki. Aga siis oli siin tohutu rahvamass, tuli kõik, meil oli linnus ja lipud ja rahvatantsijad ja lipp tõmmati Vardasse ja mina vaatasin kodust, inimesed käivad, las nad siis olla, et mul oli kodus tegemist, heina teha ja muid asju. Aga see oli tohutult ärkamise aega sümbol oli ju. Aga nüüd enam rahvas ei käi siin. Aga mingi hetk ta oli ikkagi ülioluline ja ega ma usun, et kui ta linnust poleks siin olnud, ega ei oleks ka Vahastut olnud siin. Ma näitan nüüd ära, et Vahastu asub siin siis. Ja siin on veel number, vaata, siin on nende linnustel on ka ju kohalik linnus on numbrid ja Vahastu number on siin lausa 37 on kirjutatud siin. Kas on mingi tähtsus sellega? Ja, aga näita seda jõge ka, mis seda läbi vooleb, ütle, mis jõgi see on. See on siis nüüd Käru lisajõgi, mis läheb siit Kärust läbi ja siis läheb Pärnu jõkke ja siis läheb Pärnu laht. Oleme jõudnud Vahastu kultuurimaja juurde, et millal kultuurimaja on tehtud ja millega siin tegeldakse? Eks kultuurimaja ajalugu on meil päris vana juba, aga seda algust ma ei mäletagi, aga 10 aastat tagasi ta renoveeriti ja tehti kaasajastati, et meil on siin maakütted ja oleme väga rahuli. Raamatukogu on meil siin ja varem oli meil raamatukogu maja, oli seal kaugemal eraldi hoone, need pandi kokku ja eks ta on niisugune rahva kooskäimise koht. Kuidas see ametlik nimetus teil on? No ametlik nimi on teil Trehvamise tare, aga see ei ole minu jaoks niisugune suupärane. Vaata, jah, Trehvamise tare, et see. Aga ega nimi ei riku. Jah. Kas siin peetakse ka jaanitulesid? On tulnud ette, viimasel ajal eriti. Räägime nüüd Vahastu metsavendadest ja millega on seotud see paik siin? Siin oli siis Vahastu metsavendadel üks punker ja punker avastati ja punased siis said nad siin avastasid ja siis nad said siin surma. Ja siin olid siis Vahastu mehed Hugo Gustman, 21. juuni 1912 sündinud, Alfred Tölpt. Ma ei hakka neid kuupäeva siis lugema, loen ainult nimed, eks. Niimoodi, et Hugo Gustman, Alfred Tölpt, Jaan Kruuk ja Edgar, mis ta siin on, ma ei näegi siit. Edgar Jason. Ja see koht oli siin teada, käisime, siin oli mingid märgid, aga siis head 10 aastat tagasi taheti ikka siia kivi panna ja siis nende auks paigaldati see kivi ja nüüd käiakse siin siis neil au andmas meestele. Aitäh! Ja me oleme jõudnud meie Vahastu saate viimase peatuskoha ehk siis Vahastu mõisa varemete juurde. Mida me võime Vahastu mõisa kohta rääkida? Ega see Vahastu mõisa ajalugu hakkas pihta Üksküllidega.
üksküllidega ja lõppes siis, kui ära lõpetati Eesti Vabariigi poolt, aga neid mõisnikke on siin erinevaid olnud ja ütleme siin Hoineger Hüüne oli viimane ja ennem teda oli siis need Mühlenid ja Mühlenite ajal saigi siis see kiriku teema nagu võeti üles ja sai teoks. Ja see mõisnik ei elanudki siin, tal oli mõisasi rohkem, aga ta käis siin siis ja temal olid siis see hoone oli siin, oli see peahoone ja tagapool oli see vanem hoone, mis 1905 hävines ja siis ta ehitas siia uue ja see ka hävines hiljem, kuna ta jäi tõrvapapp katusega ja ta oli puithoone ja need omandisuhted ei olnud kõik nagu kõige paremad ja uued omanikud ei hoolinud tast. Lugu Vahastu mõisa valerahast. Vahastu mõis omandas skandaalse kuulsuse, kui parun Kümprecht ehitas sinna 1790. aastal vabrikuhooned ja sulatusahju, et hakata soorauast terast tootma. Terase koormaid näha ei olnud, aga parun rikastus silmnähtavalt. Saladus lahenes, kui paruni abiline jäi vahele valeraha levitamisega ning Vahastust leiti trükk, press ja plaadid valeraha trükkimiseks. Te olete muidu põhikohaga siin Juurus ametis nii koolidirektori kui kirikuõpetajana, aga te olete ka teeninud Vahastu kogudust circa 10 aastat. Kui te Vahastusse alati lähete, siis mis teile seal on silma hakanud ja kuidas koguduse elu on selle 10 aasta jooksul kulgenud? No Vahastu on üks imeline koht. Mul ei olnud Vahastuga enne, kui mind sinna hooldajaõpetajaks määrati, mingisugust kokkupuudet on, ei olnud ma seal käinud ja ei kujutanud ette, milline see koht ka välja näeb, milline kirik välja näeb. Aga 10 aasta jooksul olen näinud, et kui Jumal mingit kohta armastab, siis piisab väga vähesest inimjõust, et kohta korras hoida ja kogudus ja ka pühakoda hoituna hoida. Ja Vahastu on vist ilmselge näide, kuidas väga väheste jõududega on võimalik niimoodi, et koguduse elu on korras nii vähe, kui seda kogudust on, aga ka kõik, mis puudutab pühakoda, on korras hoitud ja see on selline nagu imeline näide, et kuidas 1, 2, 3 inimest jõuavad kõik seda teha. Nii et selles suhtes on Vahastu on eriline, et mina, kui ma sinna läksin, siis ja vaatasin, et ka 2-3 inimest on teenistusel, et kaua siin me niimoodi oleme, et võib-olla varsti on 2, siis on 1. Ja siis nagu tihti maakogudustega ongi, et ei ole kedagi sul seal ja peab hakkama mõtlema, kas teha üle kuu või kuidas edasi minna, et iga kuu pole nagu enam käijaid. Aga vot sellist asja seal ei tundki, et on püsivalt ongi 2-3 inimest ja nemad on alati kohal teenistusel ja nendele on hoitud ka kõik nii koguduse maja kui ka pühakoda ja nii edasi, nii et väga imeliselt kulgeb seal Vahastus. Aga kas jõulude ajal on Vahastu kirikus rohkem inimesi kui 2-3? Ikka, loomulikult, et ta on selline ikkagi siis üsna eksootilise koha peal metsade ja rabade keskel ja ma arvan, et ka juba sel põhjusel mõni inimene, kes otsib sellist eraldatud kohta, siis leiab Vahastu üles ja jõulude ajal on ikkagi peaaegu täis saal, aga on ka seal maal elama projekti raames on kas augustis või septembris on
mitmed aastad juba järjest kontsert ja ka seal kirikukontsert leitakse see Vahastu üles ja kohalik on seal tihtipeale vähemuses, et ongi tulnud siit ja sealtpoolt Eesti nurkadest, võib-olla ka Harjumaalt enamus on tulnud kokku, et lihtsalt osa saada huvitavast kontsertist huvitavas kohas. Ja samuti on ka Rapla kirikumuusikafestivali raames Vahastus alati suvel kontsert, kus on, võiks öelda, raudselt täis maja ja jällegi enamus inimesi kuskilt kaugemalt. Nii et on selline salapärane müstilise auraga koht, kuhu meeldib inimestel tulla. Vahastu koguduse juhatuse esimees Andres Murumägi on saanud ka aasta juhatuse esimehe tiitli, et mille eest Eesti Evangeelne Luteri Kirik teda siis sellise kõrge tunnustusega tänas. No nagu ma eelmisele küsimusele vastates ütlesingi, et mõnes koguduses võib olla nagu, ma ei tea, tosin tegijaid ja asjad ikka kuidagi võib-olla lippad ja lappadi, siis Vahastus on 2-3 tegijat ja kirik on saanud uue katuse ja ma ei tea, elektrisüsteemid ja vaikselt kogu aeg midagi tehakse, hoitakse silma peal niimoodi, et eks ta selliste teenete eest pikaajalise juhatuse esimehena on ka selle auväärt tiitli täieõigusega välja teeninud, sest et no see majanduslik pool ja see kõik, mis puudutab füüsilist sellist kinnisvara hooldust, mis on siis ennekõike juhatuse esimehe tööpõld, no ongi seal hästi korras. Ma kuulsin, et alles hiljuti oli seal ka laulatus, aga kas ristimisi ja leeritamisi on ka teil 10 aasta jooksul seal ette tulnud? Ja on ristimisi, üks leerikool on selle 10 aasta jooksul on, nii et see oli ka nagu omamoodi imeline, et üks kord, kui huvilised tekkisid, siis oli see ühel aastal ja tuli kohe mitu inimest ja siis ülejäänud aastad on selline null olnud, aga just nagu kokku lepitult ühel aastal oli huvil siis 4 või 5 lausa, nii et päris korralik leerikursus maa koguduse kohta. Ja jah, et üks leer, üksikud laulatused, mida võiks rohkem olla muidugi tänu sellisele huvitavale kohale, aga jah, nii on. Suur tänu! Palun väga!